Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ukraina meedias kirjutatakse päris palju sellest, et venelased valmistuvad suuremaks pealetungiks ja juba arutletakse ka selle üle, missugusest suunas see tulla võiks. Meil on stuudios strateegilise kommunikatsiooni ekspert ja Riigikogu liige Peeter Tali. Tere päevast! Tere vabast Eestist! Peeter, kas venelastel võiks suuremaks pealetungiks jõudu olla? Võiks, et Ukraina luure ütleb, et venelased on valmis ja on koondanud mingisuguseid brigaadide lahingugruppe, siis ütleme siia samasse Kurski oblastisse põhimõtteliselt, see on näha ka see, ja põhimõtteliselt ähvardavad siis Sumõt ja ka Harkivit, aga see on jällegi eesmärgiga siduda siin ka Ukraina jõude ja president Volodymyr Zelenski käis eile vist neid oma vägesid seal ka vaatamas. Aga see eesmärk ongi hoida üleval siis survet ja kõik need nii-öelda rahuinitsiatiivid, et venelastel kuskile kiiret ei ole, et nad esitavad tingimuste lisatingimusi ja see on ikka läbirääkimised Vene moodi, et on ja ei ole. No võt, nende läbirääkimistega ongi nüüd küsimus, et kus kohas nendega praegu ollakse? Et kas pärast neid 2 telefonikõnet, mis USA president ja Vladimir Putin omavahel tegid, on nüüd saabunud mingisugune vaikus? No selles mõttes ikka päris vaikus ei ole, et venelased määrasid uue eriesindaja, kes kohtub ameeriklaste, erisaadikute ja eriesindajatega ja seal räägitakse erinevatest asjadest ja muidugi need teated, mis sealt välja tulevad, on vastuolulised. Aga nüüd see viimane teade on, et arutati siis võimalikku koostööd Arktikas, kus Vene ja ka Hiina sõjalised ja geopoliitilised huvid on väga suured ja Ameerika täpselt samamoodi huvid on suured, et kaitsta Ameerika geopoliitilisi huvisid ja pluss ka majanduslikke huvisid, kogu see jutt Gröönimaa kaitsmisest, mittekaitsmisest, omandusest, ostmisest, müümisest ja vahetumisest. Ja mida nüüd venelased tahavad, et nad esitavad lisatingimusi kogu aeg, et kui see läbirääkimised on, et kuidas nüüd tekitada siis relvarahu. Ja ukrainlased ütlesid, et hea küll, et me siis Vene energiataristut ei ründa, venelased uhmerdavad edasi Ukraina tsiviiltaristut ja süüdistavad siis ukrainlasi vaherahu rikkumises või relvarahu rikkumises ja tegelikult see on nagu hea tahte märk, et kuskile nagu alla kirjutatud ei ole. Ja nagu järgmine samm on, et Krimmi üle Venemaa ju ei arutle enam, vaid ütleb, et meil on siin Venemaa konstitutsioon ja üleüldse andke meile kohe siis üle ka Hersoni, Zaporožja, Luganski ja Donetski osa oblastid, need osad, mida venelastel ei ole õnnestunud veel okupeerida. Et see ongi nagu Venemaa osa ja et siis räägime edasi. Et see venelastega läbirääkimine on ikka nii, et ühel poisil on 3 mänguautot liivakastis, suurem poiss tuleb, võtab 2 tükki ära ja siis hakkab läbi rääkima selle ühe suhtes, et kuidas oleks, et kui nad saaks seda kuidagi 2 peale jagada. Või siis teisipidi, et see on ka rohkem nagu suure poisi oma. Et sellised need Vene läbirääkimised on. Ja pluss siis see, et äkki pöördume tagasi tavalise äri juurde, et leevendame neid majandussanktsioone. Et tegelikult need majandussanktsioonid ikkagi Venemaale mõjuvad, ehkki Putini režiim teeskleb, et kõik on hästi ja Vene majandusele ja inimeste heaoludele on suur mõju, aga venelased on valmis imperialistlike ambitsioonide nimel ju kannatama lõputult.
Võt üks asi tahab veel täpsustamist, et sa nimetasid ka seda, et ukrainlased on siis praegu võtnud endale kohustuse, et nad venelaste energiaobjekte ei ründa ja nad seda ei tee. Aga vastupidi, miks nad peaksid sellest kohustusest kinni pidama? Sest vastupidine ju toimib, et tänane öögi näitas, kus rünnati droonidega Harkivit ja rünnati just nimelt tsiviiltaristut. Ja venelased jätkuvalt teevad seda. Miks nad teevad? Sest nad võivad. Et täpselt nii on ja esitavad tingimusi ja seal üks tingimusi on veel, et ilmtingimata peab president Zelenski lahkuma. Noh, see on see kogu see abrakadabra, et kui on sõjaseisukord, Ukrainas ei tohi valimisi läbi viia, see on konstitutsioonis kirjas. Nüüd venelased ütlevad, et aga Zelenski ei ole legitiimne, seepärast ametiaeg on läbi. Ja nüüd, kui ukrainlased juba annavad mõista, et võib-olla me teeme siin valimised ka, kuigi väga keeruline on teha, et ikkagi ütleme umbes 18% Ukraina territooriumist on okupeeritud, kuidas seal valimisi läbi viid. No see selleks, aga siis kindlasti venelased ütlevad, et isegi kui valimised läbi viiakse ja ükskõik kes võidab, siis venelased ütlevad kindlasti, et need ei olnud legitiimsed. No ükskõik, mis põhjuse nad leiavad. Ja kui vaadata, mis siis nagu strateegiliselt, geopoliitiliselt on juhtunud Vene agressioonidega, siis Gruusias on nad ju saavutanud oma eesmärgi. Võtsid tüki Gruusiast ära, veel lisaks Abhaasiale, võtsid tüki Gruusiast ära 2008 Pekingi olümpiamängude ajal. Tänaseks on läänemeelne president Mihhail Saakašvili vangis, tervis on väga kehv ja Gruusia on ikkagi, tast on kujunemas mingisugune Valgevene-laadne toode, et mida kontrollib ikkagi venemeelne oligarh Bata Ivanišvili. Et Venemaa tahab täpselt seda sama kõike teha ka Ukrainaga. Kuidas meil praegu nüüd selle relvaabiga on, et kas ameeriklaste relvaabi siis tuleb, ei tule, et praegu hea uudis on see, et ukrainlased võivad saada endale juurde F-16 hävitajaid ja seda puhku Põhjamaadest. Ja nad Taanist on juba saanud Taanist ja Hollandist, et see numbri ümber on palju müstikat, et mitu hävitajat neil on, aga need on ennast ikkagi üsna hästi näidanud. Ja Ameerika on lubanud, et teised riigid võivad anda. Ameerika relvaabi jätkub, varuosad, hooldus, kõik see jätkub ja siis Euroopa riigid on teatanud väga suurtest relvaabi pakettidest, seal 500 miljardit ja 1,5 või 6 miljardit teatas Rootsi ja antakse nii lahingumoona, õhutõrjeseadmeid, hooldust, kõike, et Euroopa on vaikselt üle võtmas seda vastutust. Ja see on ühtepidi ka Donald Trumpi administratsiooni eesmärk. Ja mis nüüd rinnetel toimub, siis ega venelased ikkagi suruvad peale, et nad hoiavad tempot ja ei saa öelda, et nad metsikult edasi liiguvad, aga kuidagi ikkagi kuskil siin ja seal nad ikkagi vaikselt edasi roomavad. Tohutute kaotust hinnaga, aga roomavad. Võt, kui juba lennukitest juttu tuli, siis paar päeva tagasi oli uudis selle kohta, et venelaste kaugpommitaja Tu-22 M3 on mitte pihta saanud, vaid alla kukkunud. Et arvestades asjaoluga, et seda sorti lennukeid ei peaks venelased saama enam juurde tootma. Et kas meil on mingi aimdus, palju neid järel on, sest kõik nad tõenäoliselt, kunagi räägiti mingist 60, aga kõik nad tõenäoliselt ei olnud töökorras ja osadega on ka üht-teist juhtunud. Ja, et üks asi on päriselt see number ja teine asi, et kui palju on nüüd operatsioonilised ehk töökorras ja Ukraina luure usub, et töökorras, mida venelased saavad kasutada, on 30. Et need samad lennukid baseerusid ka Tartu linnas, kus seda strateegiliste pommitajate või kaugpommitajate diviisi
diviisi komandör oli esimene Tšetšeeni vabariigi president Džohar Dudajev. Et Tartus neid väga palju ei olnud, neid oli minu meelest paarkümmend tükki seal, 16 äkki või. Kui nüüd vaadata, sa juhtisid juba tähelepanu rindelõikudele, aga mis on praegu, kuigi venelased ei saa palju edasi, aga nad lähevad, mis on praegu või millised kohad on praegu ukrainlaste jaoks siiski sellised kõige tähtsamad, ikka jätkuvalt kõik, mis on Donbassis, eks? Ja, vaatame, siin on Donbass ja Luganski oblast ka, et siin on see Pokrovsk, et mille suunas on kõige rohkem rünnakuid ja siin peaks olema Toretsk, mis ei ole päris ära võetud veel, et mille linnastu tükid on mõned ukrainlaste käes ja põhisuund on ikkagi kätte saada see Kramatorsk, Slovjansk tööstuslinnastu ja saada siis kogu Luganski oblast kätte ja kogu Donetski oblast kätte ja siin rünnakud on ka Zaporožje oblasti ja Hersoni oblastis, aga need on pigem nagu sellised staatilised, et põhisurve on ikkagi Donetski ja Luganski oblast suunagis Pokrovsk, Kramatorsk, Slovjansk ja kui rääkida kaotustest, siis kaotused venelastel on suurusjärgus 1500, viimasel ööpäeval on need rünnakuid olnud vähem raugenud rünnakud, et kaotused on olnud, ma vaatasin järgi 1380 pluss miinus ja siis tanke on kaotatud, venelased on kaotanud 7 suurtükiväesüsteeme alla 40, et ikkagi arvestatavad kaotused ja sõja olemus on ka muutunud, et kui varem enamus kaotusi tuli suurtükitulest, et nüüd pigem on droonide rünnakud kombineeritud suurtüki tulega, et droonid teevad juba rohkem kahju kui suurtüki tuli ja mis on nagu lääne abi mõttes hea, et kui siin aastapäevad tagasi oli suurtükitule vahekord 1:10, siis ukrainlaste kahjuks, et nüüd hinnatakse, et 1:2, 1:3, et mürske on rohkem ja Vene suurtükisüsteeme on palju ka ära hävitatud, aga paraku nad saavad Põhja-Koreast juurde nii mürske kui ka suurtükke ja raketisüsteeme siis Iraanist. Et muidu oleks nagu Vene arsenalid ikkagi oluliselt tühjemad, kui nad praegu on. Kui me vaatame nüüd natukene ette, siis siiamaani on kõik need venelased nagu jätkuvalt olnud seisukohal, et mismoodi iganes see rahu või vaherahu tuleb, siis mitte mingil juhul ei lubata sinna rahuvalvejõude Ukrainasse. See ei ole nüüd ka päris ainult venelaste otsustada. Et lääneriigid ju ikkagi teataval määral selleks valmistuvad. Et ma saan aru, et praegugi on Briti ja Prantsuse sõjaväejuhid just nimelt täna Ukrainas selleks, et selleks valmistuda. Et kui tõhusalt lääs selleks valmistub? Muidu on kõik väga hästi ja tahe on suur, aga mis on nüüd Euroopa miinus, et siin kõik on jäänud uskuma või olid jäänud uskuma Francis Fukuyamat, et ajalugu on läbi ja Euroopa maavägede komponent on väga väike, et reaalsuses neid vägesid, keda nagu päriselt viia Ukrainasse ei ole ülemäära palju, et isegi Ühendkuningriigi maaväekomponent on kokku kuivanud, rääkimata teistest riikidest ja ajateenistus on ka paljudes riikides ära lõpetatud. Nüüd sakslased arutavad, et äkki peaks taastama, aga sinna ei ole ülemäära lihtne jõuda ja kui vaadata, et kellel on kõige suuremad maaväed, prantslastel arvestatavad, Kreeka, Türgi ja siis on juba Soomega jälle reservväed, et nagu sellist seisvat ja olemasolevat armeed, et kohe viia ülemäära palju ei ole. Ja me oleme muidugi öelnud, et meie kõrvale, aga jälle siis tekib strateegiline dilemma, et kui tekib kuidagi vaherahu, mingid väed seotakse Ukrainas ära, järelikult on neid vägesid kuskil mujal vähem ja meie piiri taha
ju tekivad kohe Vene väed, kes Ukrainast vabanevad, sest neil on ka vaja reorgi ja puhkust ja venelased on lubanud pisut küll põhja poole, et siis Soome piiri vastu luua armeekorpuse, aga tuleb tagasi ka siis 76. õhuründe diviis Pihkvasse, ja mehitatakse ära Luga laager Tallinna all, mitte Tallinna, vaid Sankt-Peterburi all, siis et see sõjaline jõud meie piiride taga kasvab ja ega see ei tee meie olemist turvalisemaks. Nii et kui poliitikud nagu õiskavad mitmetes riikides rõõmsameelselt, et kui tarvis, siis loomulikult me Ukraina rahuvalves osaleme, siis ma saan su jutust aru, et tegelik reaalsus ja võimalused on hoopis teine, et poliitiline tahe võib küll olla. Ja võimalused on, ütleme, limiteeritud ja muidugi ka Venemaa on ju absoluutselt välistanud, öelnud, et ei mis mõttes Euroopa rahuvalved, Euroopa Liit ja NATO on üks ja seesama, ütlevad Dmitri Peskov ja Vladimir Putin. Muidugi meie teame, et need on kaks täitsa ise asja, et põhinevad samasugustel väärtustel, küll samalaadsetel, aga üks on ikkagi riikide liit ja teine on maailma kõige võimsam poliitiline ja sõjaline organisatsioon, mis on ikkagi väga tõhus ja mis tähistab täna oma 76. sünnipäeva ja mida siis Putin ja tema autoritaarsed sõbrad üritavad lõhkuda, lõhestada, õnnestada ja nii edasi. Nad kardavad seda, kuna see on reaalne poliitiline ja sõjaline jõud. Kuidas võiksid sündmused nüüd edasi areneda? Et viimased uudised räägivad meile sellest, et Trumpi lähikondlased soovitavad talle ise nüüd Putinile mitte helistada. See on väga tark soovitus ja ma väga loodan, et Trump võtab seda ka kuulda, seepärast et läbirääkimised algusest peale või see rahu tegemine on väga ebavõrdne, et ühelt poolt räägib selline, ütleme, ameerikalik diilitegija, kes teeb diili ja teisel pool on ikkagi kogenud KGB vastuluure operatiivnikud, et mitte üks, vaid neid on ju seal võib öelda küll, terve meeskond kogenud KGB operatiivnikuid ja see lihtsalt on nii ebavõrdne läbirääkimine. See lihtsalt nii ebavõrdne on, sellepärast, et kogu aeg tekivad lisatingimused ja ikkagi Venemaaga saab läbi rääkida jõupositsioonilt, sest muidu on niimoodi, et nagu kaks inimest räägivad, üks astub kogu aeg sammu tagasi, kuni ta on toast väljas. Et nii on. Nii et lähiajal meil mingit rahu või vaherahu siin ei tule? Ma väga kategooriline ei ole, et kõik on väga dünaamiline ja see vaherahu võib küll sündida. Et ega siis on venelased tegelikult väsid, kuigi ressursse neil on ikkagi panna küll ja küll, et nüüd võetakse jälle ajateenistusse 10 000 inimest rohkem kui eelmisel kevadel 160 000 ja Venemaa tahab kasvatada oma sõjaväe 1,5 miljonini ehk siis külma sõja tasemele. On saanud aru, et niisuguse täppisrelvade moodsa armeega ta ei saa, aga massiarmeega ta on ikkagi edukas ja ka ukrainlased on sõjapidamisest tegelikult surmani väsinud ja seal on ka ootuste juhtimine, et see vaherahu võiks kuidagi tulla, aga nüüd on see küsimus, et kes milliseid tagatisi saab Ukrainale üleüldse anda ja kes maksab kinni sõjakahjud ja kas sõjakurjategijad saavad ka teenitud karistuse või siis ongi nii, et võetakse jõuga tükk Ukrainast ära ja siis Venemaaga läheb äri edasi, et Venemaa majandus saaks jalgele ja siis me ootame hirmuga, et mis juhtub mõne kuu või ei oska seda prognoosida, aga kindlasti Venemaal süües kasvab isu. Peeter Tali, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid.
Postimehe järgmine otsesaade on eetris uue nädala esmaspäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.